Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Ja selles videotunnis me siis räägime selles ülesanne tüübist nagu assignment ehk test ehk hinnatav ülesanne. Ma kohe siis lülitan eesti keelde ja lähme siis tagasi siia. Nii, assignment ja see on siis õpetajate eest peidetud. Ja ma olen juba seda lisanud, ma kohe seda kustutan ära. Ja lisan siis uuesti. Lisategevus. Ja siin te näete siis erinevad seadeid. Selle ülesande nimi ja nimi on siis kohustuslik. Kirjeldus. Siia võib siis kirjutada, mida täpselt õppijad peavad tegema. Seda saab siis esilehele, kursuse esilehele saada. Ja võite näiteks mingit lugemisfaili lisada või kuulamisfaili. Ja siis vaadake selle ülesande kättesaadavus. Näiteks alates 12. oktoobrist ja tähtaeg on siis 25. oktoober. Vaatame, mis see sulgemisaeg on. Näete siin need küsimärgid ja nende peale vajutades te saate siis lugeda, mis on erinevus tähtaja ja sulgemisaja vahel. Ja siis vaadake, kui sulgemisaeg on valitud, siis õppijad saavad pärast määratud tähtaega ülesande vastuse esitada üksnes siis, kui on olemas tähtaja pikendus. Praegu mul on see seade väljas, see sead on mul sees ja esitamisviisid, et õpilased saavad siis trükkida internetis avavas aknas või need saavad seda faili lisada. Võite sõnapiirangud ka seadistada, kui tahate. Ja siit te saate siis valida, mitu faili korraga õpilane saab laadida, 1–10, siis maksimummaht ja siit võib valida sobivaid failitüüpe, näiteks arhiivid, arvutustabelid või kõik failitüübid, oleneb ja sõltub teie soovist. Kuidas te annate tagasiside? Vaadake, teil on tegelikult, kui on PDF-fail üles laaditud, teil on võimalus märkmeid sinna lisada. Siis ma tavaliselt jätangi need 2 vaikimisi sisse. Ja ma tavaliselt palun oma õpilaseid vajutada siis nuppu esita. Siis paljudes ülikoolides nendes seda nõutakse. Kusjuures, kui need unustavad seda nuppu vajutada, te ikka saate seda näha, aga pärast te saate nendele meelde tuletada, et seda ikka peaks vajutama. Ma pärast näitan, kuidas välja näevad need ülesanded, mis on juba üles laaditud. Seda ma tavaliselt jätan nagu eitavaks. Ja siin on soorituskatset ja 3 valikut, mitte kunagi käsitsi, et te saate ise seda avada ja automaatselt kuni läbimiseni. See tähendab, et näiteks kui on miinimumpunktide arv 50 100 ja te panete lapsele või õppijale 40, siis see ülesanne avab uuesti, ta peab siis uuesti seda üles laadima või veebist trükkima. Kui ta saab siis 50 või rohkem, siis ülesanne on sooritatud. Ja te võite piirata katsete maksimumarvu ja nii edasi. Kui te õpilased töötavad rühmades, siis rühmade sätted on siin, teavitused ja siis hindamine. Maksimumhinne on praegu vaikimisi 100, te võite panna 15, 12 või mis teile sobib. See siis jääb siia vaikimisi ja vaadake, mis see pime hindamine on. Õppijate isikuandmed on hindajate eest varjutud, nii et hindaja ei tea, keda ta hindab. Siin on ka väike spikker, siin on spikker ja alati, kui te kindel ei ole, mis see võiks tähendada, saate vajutada siis selle küsimärgi peale. Ja näiteks juurdepääsu saab ka piirata ja tingimused on selles, et näiteks vaadake kuupäev või õpilane peab mingit hinnet saama enne, kui ta hakkab seda tegema ja nii edasi. Siit saab valida, et kui tingimused on täidetud, siis kohe tegevus lõpetatuna. Ja tingimused on vaadake sellised, et õppija peab selle tegevuse sooritamiseks esitama vastuse ülesande ja näiteks tegevuse lõpetamiseks peab õppija saama hinde ja salvestaja kuva. Ja nüüd ma näitan teile, kuidas see välja näeb sellel juhul, kui mõned failid on juba üles laaditud. Ja siin on siis mingi teise kooli Moodle ja ma olen ikka seal administraator, see on minu poolt loodud ja ma login siis sisse. Ja ma otsin siit, kas kuskil on see assignment tüübi ülesanne. Ja vaadake täitsa olemas, writing short message ja ma teen siis selle lahti.
ja vaatame, mida õpilased näevad. Nii, õpilased siis näevad juhiseid, siin on väike tekst, siin on pilt, nemad siis vajutavad siia lisa ja nendel on valik, nemad võivad siis trükkida siia või nemad võivad lisada faili. Ma lähen siis tagasi minu tavalisse rolli, praegu ma lülitasin ümber eesti keelde ja siit ma valin siis hinded. Ja nüüd ma pean otsima seda ülesande, mida ma tahan hinnata. Selle nimi oli meil writing. Näiteks siin writing an email. Ja siin on mul valik hinda või kuva kõik esitatud tööd. Ma näen, et üks ülesanne vajab hindamist, aga ma praegu kuvan kõik esitatud tööd. Siit te näete, et see on esitatud hindamiseks, see on hinnatud ja hinne on siis 100. Ja see laps valis, et ta kirjutab otse veebilehel, et ta ei tahtnud mingit faili üles laadida. Mina võin siis seda suuremaks teha, võin lugeda ja praegu ma võin seda ka muuta. Ma võin hinnet värskendada, ma võin seda tööd emaldada või ma määran esitatud tööd mustandiks, tähendab, et õpilane peab seda täiendama. Tänan vaatamast, head aega!